Tere! Minult on viimasel ajal väga palju küsitud ühte teemat just kõrgemate hingesidemete osas. Ja üks teema, mida on siis küsitud korduvalt, on see, et äkki ma saaksin rääkida, mis on minu vaade sellest, mis on kaksikleegi ja kaksikhinge sideme olemus. Sest on nii paljusid eriarvamusel inimesi tekkinud juurde, et see tekitab mõnes osas segadust, et nii mehed kui naised tunnevad selle üle huvi siis, et mis see täpsemalt on kaksikleegi, kaksikhinge liidu olemus ja tegelikult mul on nii, et ma eelmine kord, kui mul seda küsiti, siis mul olid kõrvaklapid küll, aga mul oli 2 kotti, tulin Selverist, 2 kotti käes ja kõne oli, et väga viisakas siiski, eks ju, et väga viisakas, et ma tunnen, et kas sa oled sõidus või kuskil, et ma olin küll väljas, ma tahtsin ta küsis siis täpselt seda sama küsimust ja ma ütlesin, et tegelikult ja täna tuli veel üks küsimus selle kohta, kaksikleegi kohta, et inimestel on huvi ärganud või on alati aktiivselt see olnud, aga viimasel ajal on see eriti veel teemakohas, sest vibratsioonid on sellised, see 66 portaal ka on ju. Ja ma vastasin talle tegelikult seda, et ta oli vaadanud minu videosid ja sellepärast ta märkas. Ja ma tean, väga paljudel on erinevaid vaatenurki sellel teemal ja ma kohe põhjendan ka, räägin ka sellest, sest see on nagu juba minuni jõudnud need küsimused juba päris mitmeid, eks ju, korduvaid. Ja siis ongi see, et ma ütlesin talle seda, et tegelikult on mul YouTube'is väga palju kaksikleegi ja kaksikhinge sideme neid tasuta videosid, mis räägivad põhjalikult täiesti süvitsi välja minu vaatenurka, minu kanaldatud vaatenurka sellel teemal. Ja need videod on täiesti põhjalikud ja täiesti tasuta ja ma tunnen, et kui ma hakkaksin näiteks seda rääkima igalühel uuesti, siis ongi see, et ma kordaksin ennast. Et ma olen need tasuta videod teile jaganud, te saate alati neid üle vaadata ja ma tunnen, et ma kordaksin ennast ja tegelikult ma olen selle kõik ma tunnen, et mul ei olegi midagi enam lisada hetkeseisuga, et ma olen need päris põhjaliku eeltöö ära teinud, isegi mul on tulnud ühe kliendi osas pakkumine, et ta tahaks neid inglise keelde tõlkida ja et siis e-raamatuna müüa ka rahvusvaheliselt. Et need teemad ma olen neid väga põhjalikult teinud, et need on väga armastatud teemad, mida ma olen jaganud. See, kuidas mina neid liite näen, on hoopis teistsugune, kui keegi teine näeb. Ja ma olen väga palju positiivset tagasisidet sellele saanud ja kinnitusi elu poolt. Nii et tegelikult minu tasuta videod on alati siin YouTube'i leheküljel nendel teemadel saadaval, sulle alati omas tempos vaatamiseks, kuid et võib-olla kui sa soovid eraviisiliselt sellel teemal küsida midagi või veel juurde või täpsemalt oma liidu kohta küsida, siis on parem broneerida aeg. Siis ma saan nagu ette valmistada, ma ei ole kuskil Selverist tulemas, on ju, 2 kotiga ja kuidagi saab paremini rääkida ja see ongi see, et sest iga liit on erinev. Minu need videod on väga kollektiivile mõeldud, kuid iga indiviidi liit on siiski väga-väga spetsiifiline ja erinev. Ja sellepärast ongi hea teha individuaalseansse, kui sa soovid mingeid vastuseid, täpsemaid vastuseid, mis on seis teil. Sest väga tüüpiline, mis on nüüd korduvalt läbi tulnud, on siis selline frustratsioon juba, et küsitakse, käidud erinevate õpetajate juures, kaksikleegi, kaksikhinge õpetajate juures ja on saadud erinevaid informatsioone, kuid öeldakse, et seal on korduma jäänud. Et ma näian, et minu videod on päris vahetud,
ja päris põhjalikud, hoopis teisest vaatenurgast, täiendavalt võib-olla üldteadmistele, rahvusvahelisele teadmistele, kuid nad on väga sügavad. Ja mul siin leheküljel ja mis on jäänud korduma, on see, et paljud küsivad, et paljud räägivad, et äkki see ongi lihtsalt selline side, mis ei ole mõeldud jääma füüsiliselt kokku või maiselt kokku. Et see ongi võib-olla enesearengu tee ja siis selline energeetiline side. Tegelikult, mul on küsitud juba 2 erinevat inimest on selle kohta küsinud, et nad on frustratsioonis, sest nad teavad, et nad on kõrgemas hingesidemes, aga kuidagi nemad on nagu siis võib-olla sellised nagu naised, kes on võib-olla rohkem meesenergias, maskuliinis rohkem, sellised tegusad, vastutustundlikud, aktiivsed, tegijad, ärinaised, reisijad ja nii edasi. Ja väekad naised ja see ongi see, et ja siis nad on kaksikleegi suhtes ja siis ongi see maskuliin on võib-olla tagasihoidlikum. Ja siis nad mõtlevad, et äkki tavaliselt on ka nii, et naisenergia või muidugi, kuidas öelda, naised rohkem otsivad selle kohta infot tavaliselt, et mehed võib-olla ei teagi sellest. Ja mult on küsitud siis, et nad mõlemad justkui, nad ei tunne isegi teineteist, elavad erinevatel maadel isegi ja küsisid ühest suust, et äkki see on mõeldudki ainult enesearengu teekond või energeetiline side. Kuid mina võin sulle kinnitada seda, et oleneb muidugi igaühe sellest dünaamikast, kuid mida sellises olukorras teha, et kui inimene on juba peaaegu alla andmas ja lahti lastmas ja nii edasi, sest ta on nagu proovinud ja teinud kõike. Mina isiklikult arvan seda, et kõrgem hingeside ei ole kindlasti ainult enesearengu teekond. Jah, ta on seda kindlasti väga suuresti, kuid ta ei ole kindlasti ainult ja ta ei ole ainult energeetiline. Ma olen näinud väga ilusaid, pikaajalisi, elukestvaid, kõrgemaid hingesidemeid ja see on ilus. Ja kuigi on väga paljusid, kes arvavad, on kõrgemas hingesidemes, kuid tegelikult on hoopiski karmasidemes, neid on ka väga palju tekkinud, trendidega. Varem või hiljem see saab ilmsiks niikuinii, kuid mu mõte, mis ma tahan öelda, on selles, et kui teie olete kõrgemas hingesidemes ja teie olete võib-olla aktiivsem või selline pool, kes rohkem otsib informatsiooni, kes püüab rohkem suhelda, hoolida, nii-öelda olla kaastundlik, võib-olla tasakaalustada midagi, aktiivsem pool, eks ju. Ja teine, mul tuleb läbi korduvalt, et siin emmas kummas võib olla ka lein. Ma tunnen, et üks mees võib olla ka leinas. Et ta on nii enda mingi mulli sees, sest ta läbib mingit leina. Ja siis ta võib olla natukene nagu, kuidas öelda, oma mulli sees kuskil. Ja kuigi te olete kõrgem hingeside, siis see ei liigu edasi selle tõttu ka, et üks protsessib hoopis teisel viisil kui teine. Aga mingi hetk see võib nagu tasakaalustada ja mõni on niimoodi, et ta tahab leinas olla üksinda, ta ei soovi abi, kuigi tegelikult on vaja seda abi. Ma näen, et siin on ka vajalik. Ühel emmal kummal siit tuleb läbi see. Ja suurim asi, kui sina oled see aktiivsem pool, on alati, ma olen seda ka väga palju korranud, on see, et lahti lasta kõik. Ja tõesti tegeledagi enesearenguga. Justkui nagu teda või miskitki polekski olnud, lasta kõik lahti. Siis võib ärkamine tekkida selle teisel poolel, kes võib-olla varem on olnud oma mingi mulli sees. Võib juhtuda, et sa võib-olla oled varem toitnud seda hoolimise ja nende hoolimise ja kaastundega, aga võib juhtuda nii, et ta võib kukkuda vastutusse, kui sa võtad fookuse täiesti endale.
See liit on võimalik, mul küsiti, kas see üldse on võimalik maa peal, kas on üldse, et keegi oli öelnud neile, et kõrgemad hingesidemed ei saa lapsigi, sest neil on nii sellised protsessimised, see ei ole tõde, saavad küll ja they are meant to have children, sest nad on ise suured hinged ja nad elu tegelikult loodus soovib, et nad jätkaksid seda. Absoluutselt. Ja ma tean väga paljusid läbi aja kõrgemaid hingesidemed, kes on seda teinud ja see on ilus. See on väga-väga ilus. Tegelikult on see algselt niimoodi mõeldud looduse poolt ju ka. Ja frustratsioon võib tekkida lihtsalt sellest, kui ei ole sünergilist koostööd, kuid kui te saate sünergilise koostöö lainele, suhtlemisele, leiate ühise keele isegi läbi oma erinevuste, siis te saate aru, mida ma mõtlen. Siiski, vaata, selle teemaga on nii raske rääkida niimoodi üldiselt. Seda on väga tarvis rääkida ikkagi individuaalsuhtes, sest nüüd ma toon ühe mõõtme veel juurde, mida ma tahan neile 2 inimesele veel kord vastata. Ma tean, et nad vaatavad ka veel lisaks öelda, on see, et kõrgemas hingesidemes on nii, et kui te olete te tihti olete nii, et te igas elus leiate teineteist ülesse. Igas elus te kohtute. See on teile hinge kokkulepe. Ja igas elus te ei ela seda ultimate laavi, vaid te arenete iga eluga mingid astmed läbi. Ehk mingid karmaatilised asjad saavad läbitud ja mingid, iga eluga te muutute aina lähedasemaks, mõistvamaks, liit saab nagu selles mõttes, kuidas öelda, tasakaalustub, sünergiline koostöö tekib selle erimeelsuste asemel. Ja nüüd ongi see, vaata, see ongi see erinevad suhted, erinevad liidud, et mis mitmes elu teil on koos käia seda. Äkki te selles elus veel lihvite, teete mingeid asju, aga füüsiline kokkusaamine võib tulla teistes eludes. Mina isiklikult arvan, et see on niimoodi. Et see oleneb, kuidas te olete hingeõppetunde läbinud. Ja see tähendab ka seda, et võib ühe eluaja jooksul läbida väga palju hingeõppetunde. Ja kui sina seda teed, siis alati su kõrgem hingeside tuleb sulle järgi tasapisi. Et ta energeetiliselt tajub seda, et just seal maal, kus oled sina, ega ta ei ole ka halvem. Ta on samamoodi, aga ta teeb seda teistmoodi, nagu ma ennem ütlesingi, kaitsemulli sees mingi leinaprotsess. Ja see kaitsemull võib ühtäkki, ta võib ise selle avada ja hakata täiel rinnal elama. Ja siis võib juhtuda nii, et ta ilmub järsku sinu ellu, aga ta on eelnevalt protsessinud selle kaitsemulli sees. See on vaata väga mehelik viis, kuidas teha. Aga ta on nagu mingit analüüsi seal teinud. Muidugi ma ei leia, et leinas niimoodi üksinda mulli sees olla. Aga mõne puhul või selle vanema hinge puhul see võib isegi olla hea selline hermit mode. Ja alati sinu kõrgem hingeside ei ole sinust rumalam, ei ole sinust mingi see, lihtsalt ta võib protsessida asju täiesti teistmoodi kui sina, kuid omas tempos. Ja mida rohkem sa tegeled endaga, seda rohkem ka tema tegeleb endaga, seda kiirem on teie see sünkroonsus. Ja seda võib teha kas ühe eluaja jooksul või siis te olete mingis, ma ei teagi, kuidas te olete, mitmendas faasis te olete läbi elude siis olnud kohtunud ja tunnete ära alati teineteist, et kas selles elus või teistes eludes, et siin ongi olnud väga paljusid selliseid, kes on endast kõik andnud ja siis tundnud, et nagu ei ole sellist nagu arengut, sest teine pool on, ma tunnen, teise poole mul millegipärast kanaduse tunneb, et ta on leinas mingis muus asjas, et seda ei tasu isiklikult võtta.
kuid hea on muidugi see protsessida, kuid see ongi see, et mida rohkem me oleme lubamises, seda rohkem, sest ma tunnen, mõni ei taha leinas isegi abi. Ta tahab olla omas mullis, teha omad süsteemid ära ja siis ühtäkki midagi juhtub, kas mingi läbi igapäevaelu, et ta ärkab, spirituaalne ärkamine näiteks võib tulla väga järsku, mis paneb teda liikuma. Niisugune uju või upusüsteem elu võib teda panna nagu shift or be shifted, on ju. Ja siis ongi see, kui tema läheb ka protsessi ja ta võib seal protsessida ja siis ühtäkki te kohtute. Mina usun, et kõrgem hingeside on määratud siiski füüsiliselt igal tasandil koos olema. Energeetilisel, intellektuaalsel, mentaalsel, seksuaalsel, maisel, füüsilisel, energeetilisel on ju, ma ütlesin ka, emotsionaalsel, ühesõnaga see ongi side, kus on kõik sünkroonis ja see on sünkroonis põhjusega, et seda maises plaanis siis nii-öelda jagada koos. Et see on kindlasti, mis on, kuid see ongi see, et iga lugu on nii erinev ja protsessib ja need asjad, parim, mis sa saad teha, on mitte olla frustreeritud teisega, austada tema näiteks leina või mingeid protsessimisi temale omasel viisil ja hästi tegeleda tõepoolest enesearenguga, aga see ei ole ainult enesearengu teekond ja energeetiline side. See on kõik tasandid side ja see on mõeldud seda jagama. Kellele siis perekonnana, kellel lihtsalt elu koos, mingi missioon on tavaliselt ühine missioon, võib seal olla tihti. Või siis lihtsalt olemine, sest need on ikkagi kõrgemad hingesidemed, on vanemad. Nad on ikkagi palju hingeõppetunde saanud ja nad on välja teeninud selle nautimise. Et aga võib-olla mõnikord aitab ka see, kui sa küsid, aga mis on meil veel vaja lahendada, et me saaksime ka maises või füüsilises plaanis kokku, kui see liit on määratud. Et see on võib-olla üks küsimus ka. Vahel on aga väga tähtis täiesti lülida ennast välja sellest, et igasugune ületähtsustamine või obsessiivsus võib ka, ei lase loodusel vabalt toimetada. Ja see tundub selline frustreeriv, ma ei taha kuulda sellest jumalikust kannatlikkusest või divine order, keegi ei taha sellest enam kuulda. Kõik tahavad nüüd ja kohe ja praegu, kuid tihti paradoksaalselt see võib hoopiski kiirendada protsessi, tahan ma öelda. Ja, et rebirth on kollektiivis käimas. Ja ma vabandan, mul on jälle siin Padja klubi, Pidžaama klubi. Üks klient ütles, et talle käisin kohtamas, koostööpartner klient, vaataja, kuulaja, lugeja. Ütles, et talle väga meeldib see, kuidas ma olen Padja klubi ja kuidas ma seal paugutan, et tundun, et olen nii kousilt, on ju, ja siis võtan kaardid välja ja paugutan tõde, mis läheb täiesti nagu 10-sse. Ta ütles niimoodi, et ärge siis pahandage, mul vahel on niimoodi, et kui keegi midagi küsib, korduvalt küsib, siis ma vahel spontaanselt teen. Talle meeldib see, sest see on autentne, ta ütles. Aga siis mulle on öeldud ka, et aga miks sa kogu aeg full make'i ei pane. Tegelikult on päris ausalt, ütlen siis, kõik minu mehed minu elus, minu isa, minu laste isa, minu pojad, eriti vanem on ju, nad on isegi eelistavad mind ilma meigita. Ja mõnikord isegi pahandavad, kui ma teen liiga midagi suure laineri või mingi, siis pahandavad isegi, et ole rohkem loomulik ja naturaalne. Ja tegelikult, kui päris aus olla, siis oma lehel ma ju ka räägin sellistest maskita, autentsetest teemadest ja see nagu läheb nagu kokku siis. Et see on, mis nagu lihtsalt selline südamesse, eks ju. Ja usalda. Need ka on mu lugejatele, klientidele, püsiklientidele usalda.
küsi, kuula ja luba. Vot ja küsi rohkem selliseid küsimusi pommitamise asemel, võib-olla küsi rohkem selliseid avavaid küsimusi, et mis fokusseerivad, et aga mis on meil veel vaja, et see liit saaks reaalsuseks, maisesse reaalsusesse. Mis on temal vaja, mis on minul vaja. Ole küsimises, ole lubamises ja tegelikult loodus näitab sulle märke. Hetkel on healing separation, et vahel on olla eraldi ka hea, et mine enda sisse ka ja enesearengu teekond on see tõesti väga suuresti. Et võib-olla ka tema peegeldab sulle, et ka sinul on võib-olla mingi lein pooleli, et äkki ka sina oled mingisse teemasse kinni jäänud. Aga tema protsessib seda, aga sina ei näe, et sina oled seda eiranud. See võib ka mõnikord olla niipidi, sest tegelikult mingis osas kas vastandlikult peegeldate nagu must ja valge või siis otseselt oleneb teie liidust. Vaadake siis minu tasuta videosid, sealt saate väga palju neid informatsiooni ja kui te soovite eraseanssi täpsemalt oma liidule, mis võib olla täiesti oleneb mitmeid elusid te olete koos kohtunud, üles teineteist leidnud, et mina näen, et minul näiteks selles elus määratud ikkagi maine liit. Et ma tunnen, et see on väga-väga lähedal. Ma tunnen, et nii mina kui ka tema oleme väga palju õppinud hingeõppetunde ja oleme sellised nagu, kuidas öelda, väga palju tööd teinud sellega. Ja see on nagu, kui see tuleb, siis on jah, see ühine, vaata ongi, osadel on siis kas ühine pere või siis lapsuke nii-öelda või siis eesmärk. See on ka nagu mingi seeme või mingi hakkab idanema, see oleneb erinevatel liitudel erinevad lood. Kuid kindlasti on see määratud ikkagi olema, aga nüüd see ongi see, et see energeetiline või enesearengu tee, see võib olla nii, et oleneb, kui palju elusid te olete, seda peab lähemalt kaartidelt vaatama või kanaldama. Kui ka paljud, mis maal te olete selle protsessi, mis astmes te olete, et kas te olete jõudnud sinna lõppfaasi või on teil veel mõned elud vaja seda protsessida või selles elus või kuidas. Vaata, see on nii individuaalselt, ei saa seda praegu vaadata niimoodi, et inimestel on erinevad põhjused küll. Et ma loodan, et saite siit vastuseid, aga te olete nii tublid. Ma näen, kuidas see on nii võimas armastus, see kõrgem hingeside, et kõik pingutavad, max power, ma näen seda. Ja võib tekkida mittepiisavustunne, et ma olen nii palju külluslikult ju panustanud, et ma väärin seda nüüd ja kohe ja praegu. Ja see on tõde, kuid et ärge kunagi arvake, et te mitte piisavad olete, et sellepärast pole see juba nagu maises. Te olete kannatamatud, ma olen ka väga kannatamatu. Mis jumalik divine order ei taha kuuldagi sellest, eks ju. Aga see ongi see, et mitte piisavalt, tegelikult olete väga külluslikud tööd juba ära teinud ja te olete külluslikud, muidu te ei oleks kohtunud oma kõrgema hingesidemega, kui te ei oleks külluslikud. Tahan teile öelda seda, et see mittepiisavustunne, see tuleb mõistusest, ülemõtlemisest, ülemuretsemisest, kannatamatusest ja nii edasi, hirmudest. Ja see on ka loomulik osa kõrgemas hingesidemes, sest see on nii suur ja võimas. Aga ei tasu seda üle tähtsustada, et tegelikult kukkuda rohkem lihtsusesse ja mõistmisse ja leppimisse ja lubamisse ja just see paradoksaalselt paneb teie armastuse voo külluslikult voolama ja see on ilus. Teadlikkus, selgus ja selgust aitab luua küsimused. Ja mida rohkem, ja ma näen, et te olete autentsed, aga kõrgemas hingesidemes tuleb läbi ka see, et mida rohkem sa oled sina ise. Ja ma näen, et teie olete ka autentselt
Mulle meeldib see teie juures, see näitab, et see on väga hea kõrgema hingesideme rääkidagi asjad nagu on, otse ja ausalt. See on ääretult oluline ka nendest ebamugavustest asjadest. See lähendab tegelikult, see loob, sütitab, see lähendab. See on kõrgema hingesideme essents, et jah, et rohkem kukkuda veelgi rohkem oma tõelisse olemusse ja teha asju, mis meeldib ja ka see on niimoodi toitev sind ennast. See ongi see, et tulla rohkem võib-olla väljast iseendasse ja hakata rohkem toitma seda, mis endale meeldib ja nii edasi. Et see on ka võib-olla, mis aitab kaasa sellele, et see asi liikuma saada, aga see lepingud on aktiivsed ja oleneb nüüd, kui kaua te olete ja mis elus olete, et aga selle sideme lõppeesmärk on siiski maine selline liit. Et see on mõeldud küll, loodus on niimoodi mõelnud, et ei tuldud siia nalja tegema, on ju. Et aga oleneb jah, kuidas mis teie teekond on. Näiteks minu teekond võib olla üks ja teie teekond võib olla teine. Ja mõnikord võib olla ka nii, ma tean, teil ei ole nii, kuid mõnel võib olla ka nii, et tema arvab, et ta on kõrgemas hingesidemes, kuid tegelikult see inimene, keda ta peab oma kõrgemaks hingesidemeks, võib olla hoopiski selline keegi, kes tuli eeltööd tegema, eelpuhastustööd tegema. Et sa saaksid rohkem kontakti endaga ja et ja see võib olla väga karmaatiline või selline väga puhastus, väga selline, mitte karmaatiline, või see võib olla ka hingesugulus, kes on ka autentne selline. Ja ta võib aidata väga palju sul eeltööd ära teha, ja see on tihti teil paralleelselt võib-olla isegi, et kui te kokku saate, teil on nagu kõige juba teatud mõttes, kuna nad on väga sarnased, võivad olla oma energia vibratsioonid, loodus on niimoodi seadnud, et etapiliselt sind sinnani viia, et oleks selline mission accomplished, on ju, et ta on võib-olla paigutanud strateegiliselt teatud inimesed sinu ellu, et nad on aidanud sul lihvida enne, kui te päriselt nagu kohtute või reaalselt kohtute või mitte ainult kohtute, vaid loote ühist elu või olemist, eks ju. Enne seda võib olla pikaajaline näiteks keegi, kes sa oled pidanud oma kõrgemaks hingesidemeks, aga ta tegelikult on olnud selline Santa's little helper, kes on aidanud väga palju tänuväärt tööd teha, puhastada ja mitte võib-olla kergel viisil. Mitte kergel viisil. Nii et võib juhtuda, et kes sa arvasid, et su kõrgem hingeside võib hoopiski olla selle sarnase vibratsiooniga inimene tuleb mingi aeg hoopiski. Kui te olete oma tunnete, et olete distantsil, eks ju, olete lahku läinud, aru saanud, et mõlemapoolne koostöö ei toimi, siis see ei ole ka juhus, et elu ongi niimoodi, loodus on niimoodi strateegiliselt teinud ja võib juhtuda nii, et see on olnud eeltöö selleks, et oleks kerge, järgmine etapp oleks kergem, kui on õpitud oma õppetunnid ja tihti kõrgemad hingesidemed õpivad küll oma õppetunde ise kenasti. Ja ma tahtsin ka seda lisada, et mingi aeg ma olen oma huskidest poolvendadele Martellile ja Vincentole lapsehoidjaks nädal aega, kui minu laste isa koos minu lastega läheb siis Inglismaale, mu laste Inglismaa vanaema matustele. Ja siis mina hoian huskisid samal ajal, nii et võib juhtuda, et ma teen mingeid videosid või pilte oma huskidest, toredatest huskidest ka. Ma arvan, et nad ei suuda uskuda seda õnne, et ma nii kauaks jään koha peale ja mina samamoodi. Nad on väga-väga toredad tegelased, ma tahan nii jagada teiega, et okei, Vincento on selline ekstravertsem.
Martell on selline introvertsem, ta eriti võib-olla pildistamist ja kaamerat ei armasta, aga ma püüan neid mõlemaid siis salvestada ja jagada teiega. Nad on toredad, väga toredad ja nad on mulle väga palju õpetanud. Ja vot selline asi. Ma loodan, et siit saadi mingeid vastuseid, taipamisi, need, kes küsisid ja võib-olla ka keegi uuem. Et igatahes te downloadite praegu nii kõrgemad hingesidemed kui kõik tegelikult tagataustal downloadivad kosmilist intelligentsust ja uut informatsiooni ja praegu ongi muutuvad ajad ja vaata, mõni vajab muutlikel aegadel enda sees protsessimist. Mõni tahab just ühendust saada, kui on väga palju muutusi, hoida ühendust, aga mõni soovib enda sees protsessida ja siis, kui on ajad, nagu on loksunud, settled midagi, et siis nagu võib ta ise tulla suhtlema, eks ju, ja nii edasi, kui tal on endal midagi. Ja vot, kui ma seda ütlesin, siis tuli see reunion tegelikult 10-10 ja siis ta tunneb, ta võib tulla siis, kui ta tunneb ennast ka külluslikuna. Aga ma tahan teile mõlemale öelda, et te olete juba joos külluslikud, juba teinud, juba oma olemuselt, isegi kui te ei tee midagi, te olete külluslikud, sellepärast, et te olete vanemad hinged, eks ju. Ja see on kingitus, elu ei premeeriks teid niimoodi, kui te ei oleks juba külluslikud ja kingitused teineteisele. Muidugi ma tahaks südamele panna mõlemale osapoolele, et mitte pinget tekitada ja mitte ületähtsus selle kõrgemal hingesidemel tekitada, vaid minu meelest kõige suurema tasakaalu loomine ongi see, et mõista, et jah, tõesti, et te olete ja suhelda sellel teemal. Et läbi selle tekitab koos, see ongi see, et koos on ju palju kergem seda läbida, kui te suhtlete. Koos on palju kergem mõista asju, sest teie liitu täpselt samasugust ei ole ega ei tule. Et selles mõttes ka. Aga selleks korraks kõiki ja kohtumiseni.